Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kinnisvarasõbrad, esmaspäev on kinnisvarapäev meil siin maal ja vahepeal me kutsume ka hästi kuulsaid ja tarku külalisi ka siia saatesse, mitte ainult Rainer Olgot, vaid kedagi veel. Rainer on meil alati olemas, isegi siis olemas, kui mind ei ole. Aga nostalgitsedes ja mõeldes vana aja peale, 90-ndate peale, kui mina 90-ndatel vaatasin kogu aeg televiisorit ja või kohalikust asjast midagi teada tahtsin ja muusikast väga palju teada tahtsin, siis kogu aeg oli Alo televisioonis eetris Onu Tom. Ja nüüd me oleme kuulnud ka, et Onu Tomist on saanud kinnisvaramaakler, ma ei tea kuna. Ja kuidas? Kohe hakkamegi küsima. Konsultant. Mina tahtsin ka Toomas sisse vaatada, et jutt siin enne rääkisime, siis kui mina lahendan siin Eestis kinnisvara probleeme ja konsulteerin ja aitan, siis Toomas on võtnud oma südameasjaks inimesi, eriti Eesti inimesi aidata Hispaanias, et hakkama saada, et Hispaania 90-ndates, aga eks me sellest siis räägime täna. Kumb sulle meeldib rohkem olla, Tom või Toomas? Toomas. Aga räägi, et kuidas sa siis, kes sa oled ja kuidas sa sinna Hispaaniasse sattusid, ma saan aru, et sa olid Eestis enne kuulus. No, mis nüüd kuulus, kui võib öelda, ka eks mu elude endine, ütleme, mis või sa algas juba tegelikult, ütleme, selline tegev, kus turundus ja uute toodete lansseerimine, siis see algas 90-ndatel. Ja päris varajastel 90-ndatel, et kindlasti te olete kuulnud sellist kaubamärki nagu Texas Popcorn. Me oleme popcorni ja Texas. Jaa, see on sina oled toonud selle siia meile. Tähendab, ühesõnaga, mina õpetasin eestlasi sööma. Kui ma ostsin selle kaubamärgi ja selle tehase selles mõttes Soomest, sest see oli päris vana firma aastast 1959, minu esimene klient oli siis Antila kaubanduskett. Seda me oleme ka kuulnud, kas see on USA lipuga see? Ja just. Ja põhjus on selge muide, miks USA lipp, sest selle, ütleme, brändi lõi ameeriklane, kes nii-öelda läks elama Soome, abielus soomlannaga ja aastal 1959, kujutage ette, on tegelikult see tuntud label juba Soomes, siis ostsin mina ta Eestisse ja nüüd edasi teeb seda kõike Palsnäk. Ja Antilas müüsite? Antila kaubandus, tähendab, ütleme, kettides, mis oli Antila kaubamäed, oli, vaata Soomes oli väga selline põnev kaup, kus ka sai hästi palju CD-si ja TV-si ja DVD-si ja kindlasti, kes on Soomes käinud, teab sellest. Kodu Antil oli, see oli sees Kodu Antil. Antila pood oli Vilja. Aga see ei ole samas? Ei ole, tähendab, neil oli Antila kaubamaja, oligi mitu korrust, riided üleval, toiduained all. See oli samasugune pood? Jah, aga muidugi see oli minivariant selles mõttes, aga Antila elutee sai läbi nüüd ja ütleme natukene ka ammu, aga see oli nagu esimene samm, kus ma etsin väikse jälje. Et ma tõesti olen, nagu öeldakse, mees metsast paljude jaoks, eriti noorte, ütleme, inimeste jaoks siin Eestimaa peal, eriti Lõuna-Eestis. Aga siis tegin seda pikka aega, ütleme, tooteid, olin ka üks esimesi eksportijaid ja siis tundsin, et nagu öeldakse, aitab küll, aga siis hakkasin uusi tooteid lansseerima ja neid mõningaidki, ütleme, et alustasin siis Texas Popcornist, neid on nii Soomes, neid on Eestis, seda on Lätis ja Leedus, nii et see on minu laks ja jalajälg, nagu öeldakse, kuigi öeldakse, et oi, popcorni söömine on niivõrd halb. Ei, see on parem kui chips. Sellest ma võin pikalt rääkida, ütleme eraldi saate teada mõttetu, eks ole. No ühesõnaga taustaks, et sa oled teinud eksporti, sa oled teinud saateid ja ma praegu nagu kuulan, sul on tuttav hääl ka muus mõttes, eks ole? Sul on lihtsalt sinu hääl on juba oma, et Salmi raadio. No just, et mida nagu et kuuled, et see on tuttav hääl, aga kes see on? Et Onu Tom, eks ju? Ja no siin ma nüüd olen jah, et see oli kõik hobi. Aga nüüd vahepealsed ka, ütleme, perioodid, no see oligi tõesti sõna otsa mõttes hobi, sest hobi ja töö koos, mida veel. See on, kui tööd eraldi, mul üks hea tuttav ütleb alati, et kui tööd tehakse, siis labidaga ainult, eks ole. Nii, aga mul on natukene see teises
sageduses ja siis on, ütleme, tuli mõne toodete lansseerimine nii Soomes kui ka siin ja ütleme, et ma olengi panustanud palju know-how'sse endale, palju selgeks teinud ja siis ma saingi ja jõuamegi tähendab Hispaaniale, eks ole. Ja ammu sa sinna Hispaaniasse läksid? Sellest ütleme nii, et siin on ka oma lugu. Ja selles mõttes ma ei tee mitte midagi kunagi ilma selleta, kui ma ei kaardista midagi, kedagi, kuskil piirkonnad nii geograafiliselt või siis ütleme kauba suhtes, mida tuleb mul näiteks lansseerida, võtan, nagu öeldakse, pusle, löön laiali laua peale ja hakkan siis tasapisi kokku panema. Ehk informatsioon. Ma hakkasin juba 10 aastat tagasi läbi interneti otsima teatud kohti, kus on siis juba eestlasi. Mõningad loomulikult Costa de Sol, natukene oli Costa Blancas, alustasin põhimõtteliselt Teniast ja jõudsin kuni Gibraltarini välja ja 3 aastat ma kujutan ette, et mõtlen ausalt, et mõtlete võib-olla miks nii pikk aeg, aga ma kaardistasin puhtalt läbi interneti kinnisvarasaidid, siis foorumid, eri rahvaste foorumid, kuna inglased on seal ligi 500 000 pluss miinus, siis nemad on olnud seal aastakümneid ja sealt see saigi alguse, et ma võtsin kokku info ja kinnisvara hinnad ja kaardistasin need kõik pidepunktid endale ära, et selgeks teha, et mida ma teen, kas ma teen, kuna ma teen ja kuidas ma teen. Aga vaata nüüd, nüüd jõuame sinna, ma saan aru Hispaania, ega sa Eestis kinnisvaraga, sa ei tegelesid või ei tegelenud? Ütlen nii, et olen selles mõttes tegelenud sugulastele aidanud müüa nii-öelda muuseas ja muide olen saanud paremat hinda kui maaklerid. On pakkunud. Miks just Hispaania? Vot see on seesama teema, mida me väsimatult kõik kordame, on seesama sooja lempusus on nii suur, pluss ütleme niimoodi, et mul meeldib talvel käia seal, nagu öeldakse, kui on oma kodu, võtad lennukipileti, kuna tahad, aga mõtlen, et kerge tee see ei ole, sellest me saame veel rääkida, aga Hispaania selles mõttes, et see on maailma lõpp ja see on veel Euroopa. Ma võtsin mul sõnad suust, minul on üks hea sõber, kes ütleb, tema on ka väga soojalembene. Mina olen külmalembene, mina käin suusatamas, mulle meeldib, aga tema on soojalembene, tema tahab Miamisse minna. Aga Hispaanias saab muide ka suusatada. Ei, ma olen nõus, ma tean, et seal on mägi, aga sa ütlesid lõpus ära, et Euroopa, et Miamisse sa sellepärast ei läinud. Jah, aga ookean on vahel ja see lend ja see ajavae ja milleks ja ütleme ausalt, et Ameerikas kinnisvarad väga kallis võrreldes Hispaaniaga. Aga nüüd veel mul see lapiteki küsimus, meil on tekkis ka Eestis näiteks, kus oled kinnisvaramaakler, et meil on siin mõningad üle-eestilised, üle-eestiline tähendab Tallinnas ja Tartus, eks ju, võib-olla natuke Valgas ka, aga Hispaania on Eestist 10 korda suurem või veel rohkem. Kui ma nüüd ei eksi, kui ma nüüd väga valesti pane, vabandan televaatajate ees minust oli 48 miljonit, kui ma nüüd ei eksi. Kõvasti suure. No ikka kordades. Kui sa võtad terve Hispaania, see on piirkonnad asjad, et kas sa nagu konsulteerid terve Hispaania või siis mingi osa sellest? Sest jahvat neid inimesi tahaks näha, kes valdavad tervet Hispaaniat, sest esiteks juba kliima on põhja pool teine, praegu on juba külm, võrreldes Kirde-Ida ja siis Kirre kagu Hispaaniaga, sest see lihtsalt ei ole võimalik, sest siin on, nagu ma ütlen ka, et igal piirkonnal, kus mina näiteks ise ühesõnaga konsulteerin inimesi, ongi Costa Blanca lõuna, on lõunaosa ja Costa Galida. Ehk see tähendab seda, et seal on ka nendel juba vahe seadusandluses, just, ja ütlen isegi teatud mõttes kvaliteedis, ehituskvaliteedis, sest ütleme nii, et loodus on erinev, kui me räägime mägedes või siis või ütleme mere ääres olevatest majadest, et see on ka teatud osas on ta siiski erinevad, aga ütleme niimoodi, et niiskus ja päike teeb igal pool ka kinnisvarale oma töö. Kas Hispaanias, ma võib-olla väga mööda panen, et kas seal on termiidid ka või see ei ole Hispaania tee? Ütlen nii, et ma ei ole rändanud
see oli küll hea konksuga küsimus selles mõttes, et peaks nagu midagi teadma. Ei pea, ma lihtsalt, see võib-olla oligi Mehhiko teema. Ei ole näinud, aga ütleme matkaradadele ma ei ole veel jõudnud, sest tõesti neid seal mägede vahel ja ütleme, on olemas ka Costa Tropical, kus on väga selline rohkem troopiline, kus isegi kasvavad avokaadod ja mida iganes. Nii et selles mõttes nii klimaatiliselt kui ka, miks ma olen kasutanud seda lapiteki nii-öelda väljendit Hispaania puhul, ongi nii erinev, et sa lihtsalt ei suuda hallata. Sest minu jaoks on ka, ütleme niimoodi, et ma lihtsalt alustasingi Costa Blancaga kõik, mis on Alicantest allapoole kuni Aguilani, kui ma ütlen, kui me nägime nimetustest, eks ole, linnade, sest lennukid lendavad ka ju Tallinnast, Riiast, Alicantesse otse ja ma valisin ka sellepärast, aga Malaga ja loomulikult see Lõuna-Costa del Sol jäi juba sellepärast vahele, et see on, ütleme niimoodi, et seal on kõike, mis maa ja taeva vahel on, alates inimestest ja mida iganes. Korra sellest termiidi asjast, et võib-olla kõik ei tea, et ma olen hästi palju kinnisvara asju vaadanud, et termiidid söövad majad ära, aga nad teevad seda mujal, mitte seal, kus Toomas asju müüb, seal õnneks seda ei ole, sest muidu sa ju teaksid. Aga kui me räägime, see oli hea praegu selles mõttes, et sa rääkisid just nimelt, kes arutavad, nagu öeldakse, puitmajasi lahti ja mida iganes. Sest puitmaju Hispaanias on niivõrd vähe, sest puit on lihtsalt, ütleme, päike kõrvetata läbi ja puitu kasutatakse niivõrd vähe, aga seal on see, ütleme, et sedapidi rohkem on seal kukaratšasi ehk prussakaid selliseid. La kukaratsi? Jah, täpselt. Igasuguses suuruses ja eriti nüüd, kui läks külmemaks, siis, aga see on, ütleme, ka sellistes uusarendustes praktiliselt ei, aga nad tulevad kanalisatsioonidest, vanematest ehitistest, sest ka kui naaber ikkagi, ütleme niimoodi, et naabrid, kui me räägime korteritest, majadest, siis korda ei hoia, siis kähku nad sinu poole tuled, kui põhimõtteliselt. Sulle mälestus, ma saaks küsida, tänu mälestuse räägin ära. Esimest kord elus mina nägin prussakat Hispaanias. Aga ja nüüd sama selline mõdes. Ma nüüd olen näinud ka muja. Sama siin 2002. Jah. Ei, nüüd hakkab mina ka tulistama. Muidugi, et kusjuures ammusest ajast ma olen juba kuulnud, et pidi olema Hispaanias mingi selline nagu eestlaste linnaosa või kohe selline, mis piirkond see on, kus on nagu eestlased nagu kohe nagu järjest elavad ja nagu prussakad siis ei tule. Ütlen jälle ausalt, et ma ei ole sellega kokku puutud, kuigi on hästi palju. On muide Tallinna ja sellised Eesti tänavaid. Isegi Almiera külje all on, mis oli minu jaoks on hämmastav ja kui ma hakkasingi vaatama, neid on, aga loomulikult Costa del Solis kindlasti ma kujutan ette, et neid on sellepärast, et mingi ajajärgul ja ma kujutan ette ka nüüd on ostetud hästi palju naabrusesse ja ütleme ongi, et kui on ridaelamud, siis nad on põhimõtteliselt kõrvuti, sama ma olen teinud nüüd Campasolis, mis on Costa Galidas, et ongi juba naabrid on eestlased, sest sellepärast, et ma saan neile otsida ütleme naaber, britid või keegi tulevadki minu juurde, et Toomas, näed, ma näed, et sa tegeled, usaldavad mind ja nii need kogukonnad tekivadki, kuigi ütlengi niimoodi, et Costa del Solist on tegelikult see alguse saad, ma usun, seal on kindlasti, ma mõningaid inimesi tunnen, aga ütleme niimoodi, et ma olen nagu suur infokoguja ei ole, et ma pigem mängisin Columbust Costa Calida puhul, mis eestlased siiamaani, ütleme mõned ei teadnud veel siiamaani, aga ma olen vaeva näinud 6 aastat, et seda selgitada inimestele. Costa Calida just. Aga kas kuskil on mingid sellist nagu Eesti kooli või midagi sellist ka, et Costa del Solis, vaata, need küsimused on rohkem on, minu teada on, kas oli kuni 6 klassi, ma võin jälle, ütleme, eksida, aga et Costa del Sol, aga Costa del Sol, mina ütlen, et see on liiga kallis, sest tänases päevas ütlen välja, et alates 350 000 ei leia see mitte midagi.
mina arvan, et see Toomas, et nagu see, ma ei taha nüüd võib-olla natuke terav, aga et Eesti sellised, ütleme siis hallilma taustaga isikud on kindlasti moodustanud külasid, millest ma saan aru, et sa tead, aga sa ei taha lihtsalt meie kuulajale rääkida, et kus nad siis kõik pesitsevad, et minul tegelikult tekkis, võib-olla sa et minul tekkis tegelikult küsimus, et kas seal on kohtlik, kui seal on Eesti pätid kõik koos? Ei, seal on terve maailma pätid koos, kui me juba niivõrd teravaks läheme. Ja nii see muide on, ükskõik võtame kõik Euroopa riigid. Ja lihtsalt, aga ütlen niimoodi, et Eesti omad ei ole koos. Teatud, need on erinevates piirkondades, kuskilt, kes hoiab nii-öelda tasast nii-öelda eluviisi ja paljud ka välisriikide endised või kriminaalid, mida iganes, aga seal nad on küll, ütlen nii, et igal pool. Kas eestlastel on mõni oma baar või suhte söögiga? Ja on. Hapukapsast saaks, jah. Hapukapsast päris ei saa, aga näiteks võin julgelt öelda, et ei, Costa de Solis on, aga on ka Costa Blanca, sest Costa Blanca ongi, kui nüüd ütleme nii, et seda podcasti vaatajale ka rääkida, siis ongi niimoodi, et Alicante ja selle ümbrus ja pigem allapoole on Orihuela Costa, kus on see on teatud piirkond, kus elab 80 000 inimest ja see on minu jaoks nagu premium koht, sest ütleme, et vahelepõikana ütlengi, et ma ei tegele iga majaga, iga piirkonnaga, ma olen välja valinud premium piirkonnad ja seal on, mitu söögikohta on olemas. Reklaami ma ei taha teha kellelegi, aga on, ütleme, mina tean 2 ja 3 on tulekul, ehk see on, ütleme, et see ongi Orihuela Costas põhimõtteliselt, et see on alates siis Torrevejast allapoole. Ja see on nagu selles mõttes, et geograafiast, et ma saan aru, et me räägime ikkagi nagu sellisest Vahemere ääres on see kõik allapoole, et kõike üles alla, et elu käib seal vee ääres, kus on nagu mõnus vesi ja kliima ja see on see koht, kus sa toimetad. Ei, ütleme niimoodi, et ei, aga ma olen leidnud ka selliseid kohti, ütleme, et 10 kilomeetrit, 15 kilomeetrit, võib-olla kus on 15-20 minutit autosõitu tegelikult, aga kui inimene tahab mere äärde, ei ole küsimus, aga hindadest me hakkame kindlasti rääkima, aga see on juba 2 korda teine. Hoopis kui on, ütleme, et 5 kilomeetrit, 10 kilomeetrit, ei ka 5 kilomeetrit, aga sisuliselt hind kahane. No aga meil on ka ju niimoodi, et kui sa lähed sinna lõuna poole, hakkab paistma Läti, seal on Valga. Need on väga soodsad kinnisvarahinnad. Et kas me võiksime nagu leida niimoodi, et sa oled seal, mis oli Costa Blancas, eks ole, ja lähed sealt siis nagu Valga kaugus, lähed 70 kilomeetri kaugusele, siis ongi hinnad nagu Valgas, et kui sa võrdad nagu 10 korda väiksemad. Kas see on niimoodi? Jah, aga seal on ka niimoodi, et ega sellised urbanisatsioone kui sellised enam ei ehitata ka ülesse, kuigi ma olen näinud ega Valga ka keegi üles ehita. Ei, seal on, me mõistame, ütleme niimoodi, et üks asi Hispaania on külad. Mis on Hispaania külad? Seal võib olla probleem, seal on majad, kus elekter on 4 amprit. Ehk kui sa paned lokitangid ja külmkapi taha näiteks korraga, korgid välja. See nüüd on üks näide, eks ole. Ja ei pruugi vett olla. See oli hea näide, meil kunagi hispaanlased ostsid siia Tartu juurde kinnisvara ja siis meie rääkisime, meil oli siin Tartu lähedal oli, et vett oli nii palju, et kogu aeg uputas ja ehitasid loika ja öelsid, et meil tehti 4000 elanikuga elurajoon ja vett vaata ei ole üldse. Ja see on nagu tavaline lugu. Hispaanias on see tavaline lugu täiesti, aga jälle suur asustatud piirkondades. Valencia, Barcelona, Madrid, siis on, ütleme, et Costa de Solis on sellepärast, et kuna see on niivõrd, kui ma ütlen teile välja, et aastast, kui me räägime mingid 70-80, siis tegelikult on suurenenud elanikkond 5-6 korda teatud piirkondades. Ja suvel see eriti veel. Ja kõik kasutavad vett. Ja seda vett ei tule ja vesi saab otsa ja see ongi see teema, kus tarbimist vähendatakse igal suvel, aga näiteks ütleme Costa Palidas, kus ma põhiosas tegutsen, aga Costa Blanca, Orihuela Costa, siis neid probleeme näiteks seal ei ole. Aga Barcelonas oli ju eelmine suvi ju purskkaevud isegi purskad.
sest lihtsalt keelati ära ja lubati ainult hotellides kindlatel kellaaegadel käia duši all. No aga kui ma tulen nüüd, tahan Hispaaniasse osta seda, küsin sinu abi, eks ole, kuidas see nagu selle seadusega käib, et ostan selle korteri? Ei, sa ei osta ennem midagi. Ma otsin ennem sellise, mis on vastavalt sinu kriteeriumi. Ja mul on lihtne kriteerium, et vesi oleks. Ja nüüd selgub, näiteks. Vagamistubad. No need ka. Aga... WC-d, AE-d. Jaa, aga see vesi... Terrass. Jaa, aga minu küsimus on selle veega nagu see, et kui ma nüüd ostsin ära, me just siin mõni saade tagasi rääkisime ja nüüd keeran kraani lahti, vett ei ole. Mis ma nüüd siis teen? Helistan sulle. Kuidas sa kas see võib juhtuda? Ei, seal veefirma. Ei, võib juhtuda. Loomulikult. Päris jõudne. Istun seal terrassil ja juua pole. Ei, ütleme, et seda juhtub, kui juhtub, on ka, kus mina isiklikult olen vedan oma suved mõnikord, see suvi kahjuks oli, mul jäi täiesti vahele seoses traumaga, aga juhtub, aga see on mõnetunnine, see on otseses mõttes ja see ei ole igapäevane asi. Et see ei ole probleem, sest tavaliselt ka ainult ma leian ja otsin need kohad, mis on premium kohad. Mitte see, et tekivad need probleemi, sest näiteks paljudesse küladesse viiakse veetankidega, sõna otseses mõttes veepaakidega vett. Kas selle premiumiga selles mõttes võib ka niimoodi olla, et keegi nagu hoolitseb mu eest, et seda ilmselt oma piirkonnast teab väga hästi, eks, et kuidas? Ei, oleneb loomulikult, kui sa võtad viila, siis sa pead võtma endale just ja veel kui on aed, sellepärast ma olen ka inimestele öelnud. Kui teil on nii ja nii palju raha, et unustame ära, aedniku jaoks raha ei ole. Basseini koristajaks ei ole raha või siis ütleme, et juba basseini täitmine iseenesest on 800 kuni 1000 eurot, eks ole, kui sul on uus arendus. Aga... Otsudad millega täitmine? Veega. Ja, sest kui see tuleb tsentraalveega täidad, aga võimalik ka paakautodega täita, ehk mereveega ka veel. Seal on 2 erinevat võimalust. Oota, palju lihtsalt, võib-olla seal ei räägita isegi niimoodi, et meil maksab Tartus kuupmeeter vett 2 eurot 50 senti praegu. Oi, kui me numbritesse läheme. Ei, ma räägin, number on palju, aga suurusjärk, et ma ei tea, palju seal basseinis, seal on nagu hunnik vett. Kas vesi on seal nagu võrreldes Eesti? Ei ole kallis. Ei ole. Aga see on ka niisugune muutuv, ütleme niimoodi, et kuidas ma kõige parem ütlen, et näiteks mul on 60 ruutmeetrit koos pind, kus ma nagu kasutan selles mõttes vett, eks ole, et terrassid jätame välja, kuskil koos terrassidega 150 ruutmeetrit. Kui ma kuus maksan, või tähendab, seal on, Hispaanias on kas kord kvartalis või kord 2 kuu tagant. Ja mina maksan kuskil 38 eurot iga vee eest, jah. No see on kõige võrreldav näide selles mõttes, et nüüd edasi mõelda. No vaata me sina või me tahtsime enne, et ega meil tahame nagu saada hea ülevaate, eks ole. Minule tundub, et Toomas oskab öelda, aga numbrid, et me ei taha siin numbritega mõnes mõttes kiusata, aga mõnes mõttes... Need on muutuvad muideks, tõesti, ma võtan ausalt öelda. Ei, tead, mis juhtub nüüd? Et nüüd sa ütled numbri välja, näed, et maja maksab seal nii palju ja nüüd me tuleme 3 aasta pärast, kui me raha kokku saame, tuleme sinu juurde ja näitame sulle videot. No ma tegin naeri, eks ole. Ta luba. Ja, me neime naelatada. Lubadest saab 100 000 ees. Aga mille eest saab või mis sa tahtsid osta sinna? Räägi ära, et räägi... Sa ütlesid ju 200 000. Ütleme, kui mul on 200 000, mis ma saan sellest seal? Nii. Ütleme nii, et me jõuamegi nüüd väga tähtsa hetkeni, mis on praegune turg, Hispaania turg. Second hand tänu müüja turule, mitte ostja turule, on niivõrd kõrgeks keritud, sest terve Lääne-Euroopa ostab. Me ei osta ainult eestlased, me oleme nii pisku seal. Kõikides riikidest, sest kuritegevus, Prantsusmaa, Itaalia, sõda, mida iganes, nii sinna veel juurde, pluss veel hinnad, et second hand põhimõtteliselt hinnad saavad kokku. Teise ringi kinnisvara maksab sama palju kuus. Peaaegu juba ja veel isegi osa second handi rohkem. Näiteks ma ise olen praegu tehingusse minemas
villa, kus on 3 magamistuba, 2 WC-d, tuba ja köök kokku kusagil 80 ruutu, kus on bassein 3x5, 250 ruutmeetrit krunt, on katuseterass 229 000. Ja kaugel meri on? Meri on 15 minutit autosõitu. Sest tegelikult... Bassein päästab ära. Saad ju hüppab. See on lähe niikuinii merre. Näiteks, kui ma olen Kostades oli tuttavate inimeste käest küsinud, et meres ka käite, et mis teil helistan, et kuulge, et mis teil vesi on? Ei tea. Mõtlesin, miks? Mul on bassein. Ei viitsi käia, Meres ei viitsi. Aga näiteks Kostaga liidas, ma ütlengi, vabandust, ma segan vahele, aga on niivõrd soe vesi, et ma olen käinud viimati aastaga tagasi 5. novembri. Teistes piirkondades ei ole, sest Kostaga liida on natukene selline laht, eriti Puerto de Mazzaroni ja selles mõttes see ümbrus, et seda on tõdenud ka minu viimased inimesed, keda ma sain konsulteerida ja ongi ilusti mulle öelnud, et Toomas, jah, see on kõik on tõsi, mis sa räägid. Aga kaugel see lennujaam on, ütleme, kui räägime see, mis ta praegu osta tahab, ma saan aru see. Ja Alicantes tund aega täpselt mööda A7, eks on kiirtee, tund aega ja mul on endal ka näiteks auto. Mul on auto seal Alicante lennujaamas. Alicante lennujaamas ja Eesti numbrimärkitega veel ütlen muide ära, et esimesed juhused on juba on, kui autol ei ole ülevaatus, kui ta on võõrriigi registris, ei ole ülevaatust või puudub kindlustus, siis võetakse ära, konfiskeeritakse. Et on auto Alicante lennujaamas, auto tuleb mulle vastu, 7-kohaline buss, võtab kõik peale, kes on, viib auto juurde, auto on pestud, 299 eurot aasta, mitte kuu. Tasud selle eest ja autoga sõidad nii palju ringi, kui tahad ja sõidan oma koju ja seal siis müttan ringi ja muidugi pean läbi neti siis selles mõttes ja uuesti broneerima, et kuna ma tulen, annan auto drop-off, eks ole, annan auto ära ja kui vaja hooldused tehakse seal kõik. Nii et auto on olemas ja tund aega täpselt sõitu, kus mina olen, seal on kuskil 130 millegiga kilomeetrit ehk. Ja ütleme nii, et sinna ligidale jäävad ka 2 suurt linna, Murcia ja Cartagena, ajaloolised selline 60 000, ma ei mäleta palju Cartagenas oli ja mida iganes, rockfestivalid, kõik, mida iganes, et ma ei taha ühest piirkonnast lihtsalt rääkida, aga miks on, et kindlasti palju tämmastavad, miks selline madal hind? No ikka muidugi, pettusjärg. Esimene asi, eestlane arvaki. Ikka ma olen esimene kesknast eestmist järelikult peta. No nii, ja. Millega? Ei tea. Tähendab esiteks maksud on väiksemad. Seal. Aga, ja kui ma räägime, tähendab Murcia provintsist, see on 1. Uusarendustel on kõigil on 10% käibemaks, mis tuleb ka, mis lisandub muideks selle hinnale tuleb juurde. Aga uusarenduste pluss ongi see, et eks ole, et sa maksad algusbroneeringu näiteks 6000 eurot, siis maksad kuu pärast kuskil 10% ja siis tuleb seal nii-öelda vaheaeg ja siis lõpus maksad mingisugune 50-60%. Lõpuks ära, plus 10 aastat garantiid, mida iganes, aga kuna Kostaga liida piirkond, ehk see tähendab kuumraimik, nüüd me jõudsimegi selle momendini, et miks seal on soojem. Tal on seal 3, isegi talvel 3, 4, 5 kraadi soojem. Ütleme niimoodi, et aga suvel on jälle ka samamoodi. Ikka 40 võib tulla, aga siis ongi, et ega sa ei ole ju toas, lähed mere äärde, sest seal on omad head soojad priisid. Mina panen ka alati 2 meetrit on mul vari, nagu öeldakse, istun tooli peal ja vaatan tühjusesse, nagu Peedius ütleb, et mölluta. Aga see tõesti tööta, ütleme niimoodi. Aga just, kuna seal on Kostaga liidas või nimetame Murcia provintsis on hulga vähem välisturiste. Seal ongi tegelikult kohalikud, aga siis on britid. Seal on urbanisatsioone on palju, kes ostavadki ise endale see nõudlus. Muidugi nüüd läinudki üles, miks ma nüüd ütlengi, et hinnad hakkavad kokku saama ja esimesed etapid. See on esimese etapi hind. Ehk siin ongi see teema, millest ka maaklerid nii-öelda vähe räägivad,
on see, et esimese etappi tuleb jälgida, osta. Aga seal on ka see komme, et meil seda ei ole, et see on niisugustes aktiivsetes nii-öelda kuurorti teema. Ma olen tähele pannud, et Gruusias näiteks on niimoodi, kus on tehtud selle järgi, Türgis, mingites sellistes on nagu sellised võimalused maksta makseplaanid Dubais, eks ole. Ja sama on Hispaanias ka muideks. Et see sama loogika, eks. Ja pluss pangalaen. Aga hirm on ikka, et algul maksad sisse ja järsku pärast ei saa valmis. Nii, selle jaoks on firmal, arendajal tuleb välja uurida ja mul ongi koostööpartnerid sellised, kellel on olemas pangagarantii. Ehk siis sina paned, kui mina tulen, aga miks on hea see oma, kui mina tahan Hispaanias osta kinnisvara, siis minul peab seal olema mul on Itaalia mees olemas, nüüd mul on Hispaania mees olemas, sellepärast, et ega mina ei tea ju. Aga et sinu ma pärast, saan kätte, kui mingi jama on. Minul tuli kohe on öösel madada nüüd. No just, sa tahad öösel madada. Sellepärast ma olen aus. No just. Jäängi selliseks. See on hea. Nii, minu küsimus on kui ma isegi mul on see raha, 225 ostan ära, maksud... Kohe sa ei pea, ja muide sa ei pea, sa maksad, see maksegraafik on ajutatud. Aga kui mind ennast seal ei ole, ma ju annaks ta tegelikult ju üürile kellelegi. Kuidas see käib, kes sellega tegeleb, keda otsib? Küsimus on see, et ma ei taha eriti siin mingeid fakte ma räägin põhimõtteliselt, sest see on, Hispaania on praegu tohututes muutuste, ütleme niimoodi, et laviinis. Mis seadusandlused? Number 1. Piirkonniti erinevad, lühiajalist renti. Nad ei hoitlevad selle vastu. Just. Kuni sinnani, et sa käisid Ibizal, eks ole, just mainisid. Nii, Tenerifel ja mujal on käinud niimoodi, et kohalikud võtavad oma vana pesu ja protestivad sellega, et lähevad hotelli ja basseini pesema oma pesu. Et mis te teete, eks ole, kuigi nad toovad raha sisse. Ja on võimalik, kõige lihtsam on pikaajaline rent, mis algab 11 päevast pluss. Esimest ehk lühiajalist, kus inimesed teenivad kõige rohkem, ütleme niimoodi, on praegu väga raske, see on urbanisatsiooniti erinev, seal on oma üldkoosolekud, seal on ka ühistud, muideks Hispaanias. On teatud piirkond, ongi, ütleme, et selle nimi ongi flamenco või mida iganes, ongi pisikene ühistu, kus on näiteks, ütleme, 20 maja. Oota, urbanisatsioon on mingi suurem. Äkki suur. See on nagu üks selline... Ütleme, et urbanisatsioon on näiteks Kampasoolis, seal 6000 maja. See on kuidagi nagu mingisuguse, see on mingi esimees lausa või? Kuidas see? Ja ongi muideks president. President on urbanisatsioon. Hispaanias on president. Jaa, okei, ja sellel on, kuningriik. Eks ju. Ühesõnaga ma segasin vahele, et ühesõnaga see 11. päevast sa rääksid hakkab, eks ole, pluss, eks ole, ja tegelikult on seal omad ohud, et sa ei, vaata näed, et sa liiga palju ei anna lootust praegu, see on väga hea. Et muidu tuleb mees ja pärast... Plussid ja miinused ma räägin alati ära, sest seda peab. Sest ja nagu ma ütlengi, minu esimene strateegia ei ole mitte need küsimused või kuidas me hakkame lahendama neid klientide või inimeste soove, on see arhitektuur. Inimestel on nii erinevad soovid, kas hispaaniapärane, kas kaasaegne, nagu need funkstiilis või mida iganes, eks ole, kuidas me neid kõike nimetame. Need on nii erinevaid, aga ma teengi selle kõige esimesena selgeks ja siis me jõuame see sama hinnalevel ja mina ütlen, et mida saab, aga ma näen ka muidugi pildi pealt ka kohe selle ära, mis vead näiteks on. Ja tüüpvead ma tean ka Hispaanias ära, mis on seal tüüpvead, sest ehitajad eri kvaliteedis ju kasutatakse neid ja mida iganes, aga see on veel eraldi teema, mille ma räägin ka lahti, nii et ütleme, et tund kuni 2 ühe inimese peale läheb mul tavalist alati, et selgitada kõik need asjad iseenesest ära. No näed, vaata, me peaks nüüd kuidagi mingite märksem mõtlema, et kuidas üldse sinuni jõuda, eks ole, et see on ka ju küsimus, et kui ma tahan nüüd tulla, mina saan su kontakti, aga kuidas nüüd ütleme meie kuulaja, kuidas ta sinuni jõuab? Facebook. Et sul on Facebookis oma selline Toomas Kiilaspää ja ma olen kogu aeg, ma avalikult postitan sinna pakkumisi, informeerin, kui kirjutatakse mulle ja avaldan ka selliseid YouTube-klippe,
kus on droonivideosi piirkondades, kus on randadest, mis on parimad nii Orihuela Costat muidugi vähem, aga kuigi ma alustasin seal, et see on alates, mina ütlen, et Punta Primast kuni Pilar de Horodadani, kui kellegil need nimed midagi ütlevad, aga Pilar de Horodadani juba Murtse provints. Aga ma ütlengi, seal on rannad erinevad, ma räägin ära need plussid ja miinused, sest Hispaania ongi niivõrd erinev ka, kus on meduusi, kus ei ole meduuse, kus on mingid hoovused, isegi haid liiguvad, kuna nad liiguvad, kust kanti delfiinid tulevad ja nagu öeldakse, mida iganes ja see on niisugune põnev maailm, kus tegelikult kogu aeg õpib. Aga meeletu aeglud tulevad kiibitsejad, ei oska midagi. Neid on olnud. Ütlen ausalt, kui palju infot sul on, et neid on olnud ja ma elimineerin, sest küsimus on ka selles, minu aeg maksab. Just. Ja mitte minu aeg ainult, kõigi, ka maaklerite aeg, mida iganes. Ja muide, seda toovad ka hästi välja. Ma ju jälgin britte podcaste. Ma jälgin venelasi. Ma jälgin ukrainlasi. Ja kõik on juba sama meelt, eriti ka ukrainlased, venelased, palun ärge raisake aega sellepärast, et olid mingi aeg, kui periood olidki sõna otseses mõttes, me kutsusime kinnisvaraturistideks neid. Just. Ja ütlen ausalt, me hakkasime peaaegu musta nimekirjagi tegema. Kus sa tead? No tuleb siin auto, ma tean, et ta on kinnisvara soetanud minevikus. Jah, ei, no selles mõttes, et ma tean, ei ole hea, et ta isegi suudab selle 229 pluss käibemaks kokku ajada, ma usun. Aga ta ei pruugi osta. Ei, kuidas sa seda vahet teed? Küsimus on väga lihtne. See on vestlus ja samal ajal, kui ma olen Hispaanias, tuleb inimene koha peale. Ma teen talle 3-tunnise tripi. Kuni 3 tundi. Kogu rannik ma näitan ära oma plusside miinustega. Miinused on tegelikult kõik väga vähe seal sellepärast, et need vaated ongi meie jaoks, valge inimese jaoks, vau. Kõik on niivõrd ilus, eriti kui sa mäe otsa lähed ja siis hakkad sõitma, eks ole, alla randadesse, mida iganes. Ja see ongi see 3-tunnine trip, mida mina teen. Ma teengi seda tasuta, sellepärast, et mul on endal aega, aga ma näen, kui inimene on potentsiaalne, näiteks autot teades, eks ole, nii, et tal on see raha ja ta leiab sellega raha aasta jooksul maksmisega iseenesest. Et see, et meest metsast tuleb keegi minu juurde on juhtunud ja ma olen teinud, nagu öeldakse, täitsa tasuta ja kui mu käest on küsitud, siis ma olen öelnud ka, et palju see võib see päev maksta ja mida iganes, aga ütleme nii, et õnneks seda enam pole olnud aga neid turiste on jäänud tunduvalt, kinnisvaraturiste tunduvalt vähemaks, aga mida ma nagu eestlastele veel südamele muidugi panen kiiresti, on see, Hispaania on erinev, kui täiesti 180 kraadi ei saa öelda, aga peaaegu, sest seal teevad asjad kõik teistmoodi ja ma kasutaksin Carlsoni ütlust rahu, ainult rahu. Ja siis inimesed saavad aru, et miks seda ei olnud tulnud, seda kõnet, miks seda vastust ei ole tulnud, see inimene on puhkusel, aga ma selgitangi talle need asjad ära, sest see tulebki niimoodi võtta, sest see on teine ühiskond. Ja kinnisvara kultuur, mida ma rõhutan, ma olen ka kõigile öelnud, et kui kinnisvara inimene tuleb Eestist ja mõtleb, et ta lööb ukse jalaga lahti, ütleb, siin olen mina ja need asjad peavad käima nii, ei, see on Hispaania ja Briti kinnisvara, ütleme niimoodi, et äri erinevus. Ja see on hoopis teistmoodi, isegi piirkonniti. Kui me siit nüüd edasi läheme, mina suudaks sulle esitada küsimusi umbes 10 tundi järjest. Ei ole küsimus. Ei, ma saan aru jah, aga me oleme kuulajale lubanud, et ikkagi nüüd saavad Toomase käest edasi infot küsida need inimesed, kellel on mingisugunegi potentsiaal nagu sinu lahto, eks ju. Et me oleme andnud tegelikult väga hea sisulisi ülevaateid, mina näiteks läheks küll, kui mina tahaks Hispaanias sina tahad. Ei no praegu ma suutsin sind üllatada tegelikult. Saabki, sest näiteks mina ei papuks üldsegi mingit second handi sellepärast, et mida sa hakkad uuesti remontima ja sa paned sinna 30-40 000 veel alla. Ei, mis sest, et seal on bassein, mis sest, et seal on 250 või 300, kõik taimed kasvavad, mida iganes. Mis ongi uusarenduse pluss, nagu ma ütlesin, võtame kokku 10 aastat.
garantii. Vaat võtamegi kokku need, et ütleme, et kui võtame nüüd sulle ühe teema, eks ole, et mitu plussi sa suudad välja tuua, et kas sa suudad tuua välja näiteks 5 plussi? Oota, ma proovin. Pane piirvad, proovi järjest. Nii, 10 aastat garantii. Mis on väga suur. Nõus. Nii, siis see sisaldab rohkem nii-öelda ütleme varustust, mis on sees, eks ole, et garderoobid, tavaliselt on ka köögimööbel sees, Eestis ka, eks ole, nüüd vist ikkagi. Nüüd hakkab tulema, jah. Ütleme, Hispaanias on, aga nüüd hakkab Hispaanias natuke ka midagi kaduma mõndeks. Sest siis pandi koos masinatega ja kõik, aga nüüd on nii. Siis ütleme, kvaliteet on paranenud. Mulle meeldis see ka, et sa saad aasta jooksul maksta seda esimest või nagu, et sa ei pea kohe. Ja see ei ole, see on tavaline võib-olla. Ja tõenäoliselt ka 50-60% maksad 3-4 päeva ennem, kui sa saad võtmed kätte. Ja sa saad võtmed kätte siis, see oli nüüd 3. pluss, eks ole. Nii, 4, kui on kasutusluba olemas. Ütleme niimoodi, sa ei tohigi seal sees elada. Sa ei saagi kuidagi moodi, sul ei anta võtmetki enam, sest see ehitusorganisatsioon või kinnisvara 2-1 näiteks, mul on antud momendil üks firma, et ta peab olema kõik asjad tehtud ja nagu ma otsingi, et võt see sama pangagarantii, kõik kontrollitakse ja seal on vastavalt, ütleme neid ekstrasi sa saad ka, kuigi siin Eestis ka, aga nüüd, mis on, sa saad Hispaanias ka põrandakütte, seda ennem ei olnud. Saad põrandakütte, mis meie jaoks on loomulik. Aga kuna seal on nii palju põhjamaalasi, ise norrakaid, rootslasi, siis kõik juba automaatselt panevad. Aga nüüd ma praegu, mis on pluss? Bassein, muidugi. Aasta läbi. Ei ole ju. Ja aasta läbi. Soojendusega, see maksab 4000 eurot. Kui sa tahad soojendust sisse, nagu öeldakse, vastavat lisavarustus, nagu öeldakse. Nii, ja seal on päikseterass, eks see on suur, paned sinna pergalo, mida iganes mäed vaadetele või merele, katuse. Selline lame katus, eks ole, olen kõigile ka eestlastele öelnud seda, et kallid inimesed, ilma selleta, ma ei otsi teile üldse. Ilma katuseta? Ilma katuseta, lame katuseta, nagu öeldakse, ilma päikseterassita. Ma ei hakkagi teile midagi muud pakkuma. Mida sa tuled Hispaanias? Jah, täpselt. Kui see päikseterass, oota, me saime 6 kokku. Et võib-olla oleks lauge. Ei, mul on 7 ka ja siis me paneme hulki, või sul on veel midagi, et veel ütleme lihtlavsed poe tava söögi, toidu hinnad, kuidas seal on nii? No ütleme niimoodi, et kui me räägime puuvili ja siis ma nagu kasutakski puuvili, et kuigi seal on 5% minu teada käibemaks, siis ma kasutakski, olen selles mõttes samas paadis Jürgen Ligiga, et me võiks selle käibemaksu alla lasta nii palju kui tahes, mitte midagi muutu. Hispaania näide on kõige rohkem, kõige parem selles mõttes. Ja aga mis seal on, ütleme, et tegelikult on ja paljuski, kui sa vaatad ka sooduspakkumisi ja alkoholist veinid, õlled, ma üldse ei räägi, no seal ikka ostad ju 24 pakki korraga ja kui Aldist on 11,90, 24 0,33. Nagu öeldakse, sellised asjad võivad meelde või siis liitrine džinn, normaalsemaid on 10-11 eurot. Igal pool on odavam kui siin. Aga puuvilja, seal on aksiis tunduvalt väiksem Hispaanias, alkoholiaksiis. Aga turult osta kõik, ütleme, et kui sa lähed nädalalõputurgudele ja lähed tund või poolteist ennem lõppu, siis sa saad euro kilo praktiliselt mida tahes iseenesest. Aga toidud ja kõik, ja on odavam nende enda tooted, aga näiteks kui me räägime nende importtoodetest, näiteks kõik sugu kas või päiksekreemid, ütleme nii, nende enda omad on poole odavamad kui Nivea ja mida iganes, aga ütleme, et rahapotti jääb küll rohkem, selles mõttes raha võib julgelt öelda, aga seal on ka inflatsioon toiminud ja ka 20% aastas. Et siin eitada rääkida, et me Eesti oleme siin paha laps selles osas, ei. Terve Euroopa on praegu nii, et selles mõttes, et ei ole kuskil kerge, aga toiduained on ja on võimalik panna kokku siin õhtusöök või lõunasöök, kui sa ei lähe sööma, siis päris soodsalt odavamad. Ma ütlen, et ma võiks julgelt öelda ka kuni 2 korda. Kuni. No näed, et ühesõnaga nüüd, kui nüüd me käime sinuga
kuna ma leidsin ka nüüd, ütleme veel saate lõpus, siis kui ma räägin selle, et kui ma selle 7. põhjuse, enne seda ma ütlen ära, et kui me nüüd käime, ma saan aru, et meie võime 8 tulla 3-tunnisele konsultatsioonile Hispaaniasse, me saime nagu see loa kätte, sest lootust on, et tahta ostab, võib-olla mina ka, ja siis me teeme ühe saate veel, sellepärast, et siis meil on tekkinud endale, et siis me saame aru, kus see kõik on, mina vähemasti, pean kaarti vaatama. Praegu on jutt, siis me juba teame. Ja, et siis on nagu asi, eks ju, aga ma ei tea, et kas kuidas me võtame kuidagi kokku või tegelikult me võtsime need põhjused kokku. Põhjused on koos. Aga ma ütlen veel 7. ära, mis minu jaoks oli üllatus siin saates. Natukene ma tean, aga ma ei ole seal kunagi käinud. Hispaanias saab suusatada. Et vaat selle koha pealt. See oli suusatamas ka ära, nüüd seal mäe otsas. Ja vaat siis tuleme tagasi, et lubad, et sa tuled meil uuesti, et siis me saame rääkida oma kogemusest sinuga koos või me teeme Hispaanias võib-olla selle. Ei, aga täiesti võimalik, et ütleme nii, et kõik on võimalik. Ja mida nüüd, millal tahes tähendab, ütleme niimoodi, et ja lendavadki otse lennud, mida ma rääkisin alguses, et Riiast meile lõunaeestlasele, Riiast otse 4 tundi. Väga hästi, nagu nipsti. 4 tundi lendamis ja mida nii kaugel, kui on Tenerife ja Gran Canaria. 4 tundi sinu juurde, 3 tundi käime konsultatsiooni, 45 tund aega sõidame tagasi. Tund aega sõidame sinna, kus me Lähme ka vahepeal ja ühesõnaga 1 päev. Teeme ära. Aga aitäh sulle. No nii, aga tänan kutsumast. Oli väga tore. Järgmine esmaspäev jälle, samal ajal, samas kohas. Head aega. Jääge moodsaks. Tege. Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.